Tere Märten! Tere Mariel! Meil on külas täna Märten Männiste. Räägi endast natukene, kui vana sa oled ja millega sa praegu tegeled? Vanust on mul 19. Praegult ma õpin Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Seal on minu erialaks interpretatsioonipedagoogika. Ehk siis lihtsamalt öeldes õpin kitarri õpetajaks. Ja siis lisaks koolile mängin veel aktiivselt jalgpalli, annan etendusi ja laulan. Räägi mulle, kust pärineb sinu laulja ja näitleja pisik? Võt näitlemise kohta ma ei oska öelda, aga laulmise koha pealt ma arvan, et isa poolt, aga isa pani tähele algselt siis minu õe potentsiaali ja siis seejärel ka minu. Aga näitlemine, see on kuidagi tulnud täitsa minust iseendast. Kedagi ees ei ole, kes oleks suur teatri huviline olnud. Aga samas sinu õde ka ju teeb natuke mingit näitamisvärki. Ei no seda kindlasti jah. No siis ongi sealt. Aga räägi perega, te tegite koos, olete ka teinud mingit bändilaadset asja? Või? Täitsa oleme, jah, Männiste perebänd. Räägi mulle natuke sellest. No mis seal on, eks ole, seal olen mina, siis seal on minu õde Merit ja isa Kaupo. Ja äkki ma olin 7-aastane, kui me umbes hakkasime niimoodi tegelema sellega. Ja siis aktiivselt hakati kutsuma ja niimoodi see kujuneski. Kas sa käisid laulukarussellis ka, eks ole? Väga tubli, jaa, olen tõesti käinud. See oli aasta 2015 ja siis õnnestus võita laulukarusselli Grand Prix. Oma laulu kesis taeva põlvi läbi ainult kalle. Ja kuidas sa sinna sattusid? No see on kõik lihtsalt need lauluvõistlused ja siis see lihtsalt lõpnes siis sellega, et tuli see televoor, kus oli siis mitu eelvooru ja siis lõpuks suur finaal. Ja mis su tuleviku mõtted on seoses muusikaga, kas sa tahad siis saada pedagoogiks? No ma mõtlesin, et pedagoogina oleks kindlasti tööturul hästi palju tööd, et lihtsalt kitarriõpetajaid otsitakse niivõrd palju, et see oleks kindlasti, ma loodan, et lisaks kõikidele teistele projektidele oleks siuke tore lisasissetuleku allikas. Okei, aga laulmine, räägi mulle natukene sellest veel. Sa oled ju Estonia teatris laulad ja... Isegi näitlen seal. No, laulmise koha pealt ma väga suuri plaane ei ole, et ma pigem annan endast 100% ja vaatan, kuhu see mind välja viib. Aga räägi siis mulle nüüd sellest, et millal oli sinu esimene näitlemiskogemus ja mis see oli? Sa olid päris pisike, kui sa need YouTube'i videod, mida sa mulle näidanud. Ma arvan, et esimene oli, ma olen pärit Kohilast ja siis seal oli meil siuke kogukond, kes tegi hästi tihti igasuguseid kontserte ja muusikale. Ja siis ma võtsin arvatavasti osa nendest ja ma arvan, seal oligi siuke esimene näidendi või siuke etenduste laadsed asjad. Väga lihtne, kas õpetan sind ka või? Aga räägi nendest noorte etendustest, mida sa oled teinud siin viimastel aastatel. Alustame offline'ist, mis oli äärmiselt äge projekt. No sinna mind kutsuti, sest et mul olid seal vanad head sõbrad Oliver, Markus Reinmann ja siis Emma Trossi tundsin, et nemad oskasid mind sinna kutsuda. Ja kuidas Estoniasse Buratinot ma pääsesin mängima, see oli ka, et lihtsalt võeti minuga ühendust, arvatavasti teati mind läbi minu õe kaudu, sest Merit mängis enne seda, mängis juba Pipit seal. Siis kutsuti mind kohale, siis istusime ümara laua taha maha. Siis Aivar Mäe vaatas mulle sügavalt silma ja siis ütles, minust täitsa Buratino moodi küll, et roll on sinu. See on juba väga hea. See on tõesti väga hea. Aga siis pärast lavastaja Andres Dvinjaninov võttis veel minuga omakorda ühendust ja ütles, et tahaks teha sinuga paar etüüdi. Ja siis me läksimegi kusagile ruumi ja siis ta hakkas mulle erinevaid etüüde andma. Siis ma näitasin temaga seal. Ja siis meil lõpus kujuneski siuke nali, et osavõtjaid oli väga palju, ainult mina. Ja läks väga hästi, et õnnestus see roll saada. Aga mõne sa olid siis? Aasta oli 2017 äkki, et siis... kerge arvutus äkki mingi 16, 17. Okay. Aga see on siis praeguse hetkeni on ju kestab. Jaa, praegult annan me ja kaua te mängite seda veel edasi, ei tea? Võt ma loodan, et väga pikalt, sest et kogu aeg ju lapsed kasvavad peale. Kogu aeg tuleb seda
generatsiooni. Nii et ma loodan, et pikalt veel. Aga sa siis näed ikkagi näitlejana ka enda sellist tulevikku, et see sulle tegelikult väga ju meeldib, on ju? Ja, kindlasti jah. Sul on käsil ka üks etendus Siil Felix teeb bändi. Ja. Räägi mulle natukene sellest. Mis rolli sa seal mängid? Minu roll on põrsas pamp. Et tegemist on äärmiselt kihvti etendusega, kus siis peategelaseks on Siil Felix, kes siis ajab kamba kokku, et hakkame bändi tegema. Aga mis siis selgub on see, et bändi ei saa teha, kui sa ei tolereeri ja ei võta nii-öelda teiste nõu kuulda. Ehk siis üsna pea selgub, et ei saagi niimoodi bändi teha. Aga siis ta vaatab sügavalt enda sisse ja mõistab, et see kõik on tiimitöö. Ja siis tehakse lõpuks see väga kihvt bänd ära. Ja mis olid sinu esimesed emotsioonid, kui sind kutsuti seda etendust tegema? Kas sa olid kohe 2 käega poolt või kahtlesid ka natukene? No kindlasti sellepärast, et seal etenduses olid juba vanad tuttavad nimed. Et sama, kellega me tegime ka offline'i. Nii et ta tundus väga armas ja kihvt projekt. Et just, et hakata nii-öelda laste etendusele puhuma nii-öelda siukest noortepärasust natukene sisse, et see oli algselt juba väga kihvt. Ja sa oled multikatele ka lugenud väga palju peale. Kust see teekond alguse sai? Ma arvan, et esimene nii-öelda kutse sinna stuudiosse Orbitali oli, kui ma laulsin sellises saates nagu Laulu Pealinn, siis Birgit Õigemeelega, nüüd Birgit Sarap. Ja siis järgmine päev helistati mu isale, et on selline film tulemas, et palun tulge castingule. Siis ma käisin seal castingul ära ja siis seal stuudios jäädi minuga väga rahule. Ja siis sealt, põhimõtteliselt oligi, et iga nädal põhimõtteliselt hakkasingi käima seal stuudiovahet, sest et lisaks nendele multikatele olid seal erinevad veel raadioreklaamid ja telereklaamid, siuksed asjad. Aga see on, kuidas sa tunned ennast, kui on see sinu jaoks lõbus või on see pigem töö sinu jaoks või mis emotsioonid sind valdavad, kui see on äärmiselt kihvt. See on nagu tõesti äge töö. Et lähed sinna stuudiosse, eks ole, kõigepealt vaatad originaali ära ja siis annad nii-öelda oma eestikeelse panuse sinna. Ja minust on see ikkagi nii äge, et Eestis üldse tehakse eesti keelde neid dubleerimisi, et see on väga suur privileeg laste jaoks. Mitu multikat sa oled dubleerinud, on sul see number ka peas praegu? Kunagi mitu aastat tagasi ma pidasin arvu, nii-öelda, et mitu neid on, aga nüüd on täiesti järg käest ära läinud, aga ma arvan, et äkki siuke 30 ringis. Ja mis on kõige suurem multikas olnud? Mis sa ise tunned, või et mis sul kõige paremini on läinud? Minu arust see multikas ise mulle hästi tohutult meeldib, oli Hea dinosaurus, kus ma siis lugesin seda peategelast Arlot ja see ise multikana oli hästi äge ja siis ma jäin tulemusega hästi rahule. Igatsen oma pere järele. Sa ei saa ju aru. Aga etenduste mõttes, kas sa oled ise mõelnud kunagi lavastamise või sellise poole peale ka või lihtsalt ootad, et sind kutsutakse näitlema ja sa oled rahul sellega ka ja oled nagu rõõmus, et saad vahepeal nagu hobikorras näitlemist teha või on sul mingid suuremad nagu mõtted ka teatriga seoses? No kindlasti lõpuks oleks äge ka oma kätega midagi valmis teha. Aga nii-öelda praegult ma ei ole veel väga sellele mõelnud. Äkki ma arvan tulevikus, kui ma ise olen nii-öelda inimesena rohkem küpsemaks saanud. Aga nii-öelda praegult ma tunnen väga suurt rõõmu, kui mind kutsutakse ja ma saan projektides kaasa lüüa. Aga mis tunne on noortega koos ise midagi luua või teha? Et need viimased etendused, mis sul on olnud, on ju ikkagi, et seal ei ole täiskasvanud inimeste kätt mängus nii-öelda. No ütleme niimoodi, jah, noorte kambas on nagu rohkem sõnaõigust siis, et saad nii-öelda rohkem oma arvamust seal avaldada. Et kui sa nii-öelda täiskasvanute profidega teed midagi, siis sa nagu nii väga võib-olla ei julge oma arvamust nagu avaldada, rohkem teed seda, mida öeldakse. Aga jah, meil seal nii-öelda selles pundis on hästi mõnus klapp, hea sise nii-öelda õhkkond, et kõik võtavad oma ideid ilusti vastu, kuulavad ka teiste ideid, nii et. Aga räägi mulle natuke veel enda sellest perebändist, kas te teete sellega veel midagi edasi ka või on see praegu enam ei toimi? Selles mõttes ikka toimib, et nii palju kui esinemisi tulevad, me võtame need vastu ja lähme, aga praegult ma ei tea, kas sa tead, oli koroona, on ju, et siis mõned nii-öelda esinemised jäid ära. Aga nüüd ma loodan, et see elu taastub ja siis saame kontserti eluga taas nii-öelda lavale tulla. Meil on silmad ainult teine
teise jaoks. Mis tunne on teha enda perega koos bändi, kuidas teil see klapp seal omavahel on, kas tekib mingisuguseid lahkhelisid ka või pigem olete nagu... No pigem seal nii-öelda pereringis õnneks on ka nagu sõnaõigust, et seal on ka ikkagi koos langetame otsuseid ja nagu ta ei tundu nii väga tööna, et kõik need harjutamised ja kontserdil käimised, et see ei ole nagu siuke kohustustöö, vaid see ongi nii-öelda mõnusa seltskonnaga teed, annad inimestel pakud rõõmu. Ja mis esinemised teil siis tavaliselt on, teid kutsutakse sellistele kodustele pidudele ja... Meil on selline, et meie tavaliselt ise mingeid esinemisi ei korralda. Me oleme ikkagi rohkem niimoodi, et meile helistatakse, kirjutatakse ja siis me nii-öelda lähme, et praegu tavaliselt on jah, need siuksed kinnised üritused, mingid pulmad ja sünnipäevad, aga ikkagi päris mitmel on siuksed igasugused laadad, et sinna kutsutakse ka. Ja milliseid laule te esitate seal? Enamasti ikkagi eestikeelseid laule, aga meil on kava hästi paindlik. Meil on absoluutselt igaks elujuhtumiks. Meil on pulmadeks, matusteks, sünnipäevadeks, meil on repertuaari väga-väga palju. Aga kui palju on seal teie enda kirjutatud lugusid? Leidub väga palju, et Merit ja Kaupo on nii-öelda omavahel väga palju nii-öelda koostööd teinud, et mina praegult veel, kuna ma pean tunnistama, et ma olen äärmiselt enesekriitiline, siis mul nii-öelda laulude kirjutamine nii ludinal ei lähe. Aga tulevikus? Tulevikus ma loodan, et läheb. Okei, igal juhul aitäh sulle.